Kui 1999. aasta kohalikel valimistel kuulus volikogudesse 72% mehi ja vaid 28% naisi, siis 2021. aastaks ehk eelmisteks kohalikeks valimisteks ei olnud olukord kuigivõrd muutunud. Meeste osakaal jäi 71% peale ning naiste oma kerkis vaid 29%-ni. Sooliselt tasakaalus esinduskogu aga aitaks kaasa langetamaks otsuseid, mis võtavad arvesse nii naiste kui ka meeste elukogemust, arvamusi ja vajadusi. Kas Eesti poliitikas on liiga vähe naisi? Jaa, on küll, jaa. Väga vähe on. Võiks olla, ma ei tea, 40% rohkem. Ma arvan sedasi, et kui keegi neil ei keela poliitikusse tulla, siis on kõik okei. Et kui see on nii-öelda vaba tahte alusel, et siis on kõik okei. Ma arvan, et see ei peaks olema puhtalt koodi küsimus, aga ma arvan, et mitte midagi naised selles mõttes ei too endaga midagi halba, kas nad ei tee pardaki suuremaks, vaid ma arvan, et naised võib-olla aitaksid just rohkem lahendusi leida, seega alati võiks olla rohkem naisi. Ega seda jõuga juurde ei tee, et eks see algab noortest pihta ja siis vastavalt sellele, kuidas noorsoopoliitika meil areneb, vastavalt sellele siis ma usun, et see nagu numbrid muutuvad tulevikus kindlasti. Eks naistel peaks olema rohkem sõnaõigust, jah. Ja meil on väga hakkajaid ja tublisid naisi, nii et võiks ikka olla. Paljuski on põhjus, miks naisi on poliitikas veel vähe, ajaloo taagana kinnitunud sotsiaalsetes stereotüüpides ning pere- ja tööelu ühildamises. Kuid naiste otsust võib mõjutada ka ühiskonna suhtumine ning poliitiline hügieen. See põhjus on see poliitiline keskkond. Kui see keskkond on selline, mis on naiste suunas tihti väga kriitiline, kõvasti kriitilisem, kui ta on meeste suhtes. See keskkond on selline, mis hakkab neid naisi ründama tihti nende välimuse baasil ja ei jätta rahule ka nende perekondi, siis see otsus poliitikasse astuda on palju suurem kui näiteks meesterahval, kelle puhul nagu tema lipsud ja tema püksivalikud ja tema lapsed jätakse rahule. See murekoht on see, et see poliitika on lihtsalt läinud liiga julmaks. Ma siin Kajalas hiljuti küsisin ärimeeste käest, et hästi palju kritiseerite valitsuse otsuseid ja nii edasi, et tulge ise kandideerima. Ja ka nemad ütlesid, et see, et sa kandideerid, siin tulistatakse kohe sõela põhjaks. Ja ma arvan, et ma näen ka seda kohalikul tasandil, et inimesed ei taha tulla enam kandideerima, olgu see siis noor või naine või mees, et kardetakse seda, et siin tammitakse kohe ära. Sotsiaaldemokraadi Riina Sikkuti sõnul on naisi valimisnimekirjas küll üle kolmandiku, kuid nende osatähtsus valitute seas jääb sageli väiksemaks. Statistika näitab, et mida kõrgemale poliittipu poole liikuda, seda vähemaks naisi jääb. Ootus selles osas, et naine täidab kõiki rolle väga hästi. On see siis, ma ei tea, laste kasvatamine või kodu eest hoolitsemine või korralik haridus, spetsiifiline pädevus poliitilise ametikoha täitmiseks. Meeste suhtes sellist ootust ei ole. Et naiste jaoks meil see latt on oluliselt kõrgem, et me aksepteeriks teda mõnel poliitilisel ametikohal. Sotsiaaldemokraadid on käesolevatel valimistel ainus suurem erakond, kus naisi on kandidaatide seas rohkem kui mehi. 297 versus 284. Nemad kasutavad triibulisi ehk naiste ja meeste suhtes võrdseid nimekirju. Palju on ühiskonnas aga räägitud ka kvootide kasutusele võtust. Kvoodid on mõnes mõttes ja teatud kohtades kuidagi olulised, aga kui me räägime ikkagi demokraatiast ja selle põhimõtetest, siis ma ei kujuta siin seda ette, et me kuidagi hakkame neid protsente niimoodi päris täpselt jagama, et igasugune valitsus, riigivalitsus või linna- või vallavalitsus on ju läbilõige ühiskonnast. Et lihtsalt inimesed nagu peaksid selle üle rohkem võib-olla mõtlema ja tegema siis neid valikuid ja vaatama ikkagi ka rohkem naiste poole. Et palju on räägitud ka sellest ju, et naine ei vali naist. Et ma kindlasti kutsuksin siin muutust tekitama. Võrdõigusvoliniku sõnul on võrdsuse tööriistad seadustes olemas, kuid praktikas ei täida neid sugugi kõik erakonnad. Näiteks 8 omavalitsuses, sealhulgas Kose, Loksa, Ruhnu, Saarde, Narva-Jõesuu, Setomaa, Põltsamaa, Haljala ja Elva ei ole esitatud ühtegi naiskandidaati. Enamikus neist on esitatud 6-9 nimekirja. Soolise võrdõiguslikkuse seadus on üsna selge selles osas, et kohalikel omavalitsustel on ju tegelikult kohustus kõikides enda sellistes piirkondlikes strateegiates, plaanides, poliitikates võrdõiguslikkust edendada. Ja seda, kui palju seda tehakse või kui palju seda kandidaadid on siin üles toonud, et seda tegelikult me oleme vaadanud enda kantseleis, siis võrdõigusvoliniku kantseleis ja pean tunnistama, et seda selle peale mõeldakse hämmastavalt vähe.
Naiste suurem osalus võiks aga aidata läbi viia otsused, mis arvestavad kogu ühiskonna mitmekesisust, mitte vaid üht vaatepunkti. Pikalt Isamaa erakonna naiskogu eesotsas olnud Riina Solmani sõnul on naistel poliitikas enesetõestamist rohkem, kuid naiselikku kätt oleks rohkem vaja kindlasti. Eesti poliitika vajab sellist naiselikku puudutust palju rohkem, kui see täna on. Et mehed ja naised on erinevad teemade käsitlemises. Aga mitte alati, muuseas. Teinekord võib naisjuht olla palju julmem isegi kui meesjuht, aga mida mina arvan, mida poliitika vajab ja just naispoliitikut, et mida oodatakse, inimestele mõtlemist, hoolivust, ma julgeks isegi öelda emalikkust ja hoolitsemist. Eestis on 85 valimisringkonda, kuhu on 2025. aasta valimisteks esitatud 595 valimisnimekirja. Naine on nimekirja esinumber 164 nimekirjas. See tähendab, et vaid 27% nimekirju juhib naine. Kõige väiksem naiste osakaal on EKRE-s, umbes 25% kandidaatidest.